Bali saarel ulatuslikud üleujutused. Rekordiline sademete hulk Tokyos ja Pekingis. Lõuna-Koreas ajaloo tugevaim põud. Kuid peamise löögi andis Siberi magmapluum, mille võimu oli tunda kogu Kamtšatkal. Neid ja teisi viimase nädala kliimasündmusi käsitletakse selles ülevaates lähemalt. Indoneesia. Bali saar, mis on üks Indoneesia populaarsemaid turismisihtkohti, sai kannatada kümnendite rängeima üleujutuse käest. Torm tabas kuud Bali 8 maakonnast ja pealinna Denpasari. Peale tugevaid vihmasadusid jõed väljusid üle kallaste, ujutades üle tänavaid, maju, templeid ja turismipiirkondi. Ligipääs Ngurah Rai rahvusvahelisele lennujaamale, mis on turistide peamine keskus, oli piiratud. Maalihked blokeerisid teid ja hävitasid sildu. Kaitseväelased evakueerisid lennujaama teel lõksu jäänud inimesi paatide ja veoautode abil. Denpasari linnas varises kokku 2 hoonet ja mõnes kohas vesi ulatus täiskasvanu vööni. Hotellid, pangad, büroohooned ja isegi haiglad olid suletud. Ühel turuhoonel esimene korrus oli täielikult üle ujutatud ja teine korrus oli kaetud paksu mudakiviga. Voolukatkestuse tõttu piirkondlik haigla kasutas operatsioonisaalide toiteks generaatoreid. Kertalangu turismikompleksis vesi ulatus laeni ja lapsi päästeti pööningute kaudu. Populaarsed rannad ja vaatamisväärsused olid prahti täis. Paljuid turiste evakueeriti. Võimud kuulutasid saarel välja eriolukorra. Üleujutus nõudis vähemalt 17 inimese elu ja 5 on endiselt teadmata kadunud. Alžeeria ja Tuneesia. 10. septembril Ida-Alžeeriat ja Loode-Tunisi tabas võimas torm. Vaid mõne minutiga rahulik õhtu muutus kaoseks, taevas tumenes, pilved laskusid peale ja hakkas tugevat rahet sadama. Alžeeria Tebessa provintsis jäätükid purustasid aknaid ja kahjustasid katuseid. Autojuhid olid sunnitud purunenud esiklaaside tõttu peatuma. 4 inimest said vigastusi ja neid viidi haiglasse. Tuneesias pähklisuurune rahe tekjas oliivi ja viljapuudele märkimisväärset kahju ning said kannatada ka sõidukid. Türgi. Viimasel ajal äkilised tuuleilid on muutunud üha sagedasemaks. Äkilised tuuletormid, mikropursked, tornaadod ja muud anomaalsed nähtused on muutumas pidevaks ohuks inimestele. Näiteks 11. septembri õhtul Türgi Afr provintsis asuva Tesereni küla tabas ootamatu torm. Vaid mõne minutiga taevas tumenes, järsult tugevnes tuul, rebides enamiku majade katuseid maha ja hävitades mõned hooned maatasa. Elanikud jäid kodutuks ja olid sunnitud otsima ajutist peavarju sugulaste või naabrite juures. Poola. 14. septembril Krakve-Balisi lennujaamas toimus intsident. Enter Airi reisilennuk ei suutnud maandumisel pidurdada ja veeres rajalt välja. Lennufirma teatel intsidendi põhjustas tugev vihm, suur hulk kogunenud vett takistas lennukil korralikku pidurdamist ja pani selle kontrollimatult libisema. Evakueerimist viidi kiiresti läbi ja õnneks ei saanud ükski reisijatest ega meeskonna liikmetest tõsiseid vigastusi. Ainsa lennuraja blokeerimine halvas lennujaama täielikult ja selle puhastamiseks tuli tuua Tšehhi Vabariigist kohale erivarustust. Kolumbia. ...14. septembril Magdalena departemangus asuvat San Angeli linna räsis selle riigi kohta ebatavaline tornaado. Tornaado tabas härjavõitlusareeni, lõhudes puit- ja metallkonstruktsioone. Paanikas elanikud otsisid varju. Õnneks inimohvreid ei olnud. Tasub märkida ka seda, et Kolumbias tornaadosid varem pole kunagi esinenud. Esimene ametlik teade sellisest nähtusest pärineb aastast 2002. Jaapan. 11. septembril Tokyot ja Kanagawa naaberprefektuuri tabas rekordiline vihmasadu, põhjustades ulatuslikke üleujutusi ja halvates elu suurlinnas. Sademete intensiivsus purustas kõiki ajaloolisi rekordeid.
Kõige suurima vihma hulka registreeriti Tokyo Meguro linnaosas, kus 1 tunniga maha sadanud 34 mm vihma, samas kui Setagaya ja Ota linnaosades osutus suurim tunnisadu alates arvestuse algusest. Midorikaoka ostupiirkonnas veetase teedel ulatus 20 sentimeetrini. Ühe kaupluse töötaja teatas, et vesi ujutas ruumi sekunditega üle, põhjustades elektrikatkestusi ja tekitades kahju, mis on enneolematu kaupluse 50 tegutsemisaasta jooksul. Said kannatada keldrikorruste elanikud, paljud ei saanud väljastpoolt tuleva veesurve tõttu oma uksi avada ja 6 last jäid ühte üleujutatud korterisse lõksu. Õnneks neid päästeti. Välk halvas Haneda lennujaama tööd ja rööbastele tekkinud üleujutused peatasid rongiliikluse. Tokyo sadamas äkiline tugev tuuleiil ajas konteinereid ümber, tappes 1 töötajat ja vigastades teist. Meteoroloogid liigitasid tormi mikropurskeks. Sellised sündmused on viimasel ajal muutunud sagedasemaks kogu maailmas. Hiina. 13. septembri õhtul Pekingit tabas võimas konvektiivne torm, mis kattis suurema osa linnast. Tugevate tuuleilide, äikese ja välguga kaasnesid paduvihmad ja ootamatu rahesadu. Kõige tugevama vihmasadu registreeriti Dongzhou rajoonis, kus vaid 1 tunniga sadas maha üle 34 mm vihma. Mõnes kohas taevast sadanud alla pingpongipalli ja isegi kanamunade suuruseid jääkamakaid. Autod said mõlgitud ja mõnes piirkonnas sadas nii palju rahet, et moodustusid lumehanged. Vanaolijad rääkisid, et midagi sellist siin pole vähemalt 40 aasta jooksul juhtunud. Katastroof mõjutas ka transpordisüsteemi. Tuule ja tugeva vihma tõttu puu kukkus ühele peamisele metrooliinile, ajutiselt peatades liikluse. See september oli Pekingis ebatavaliselt palav, mis vallandas äkilise konvektiivse tormitekke, mis on selle aasta ajal äärmiselt ebatavaline. Lõuna-Korea. Maailma Ressursside Instituut liigitab Lõuna-Koreat keskmise kuni suure veedefitsiidiga riigikide hulka. Paradoksaalne on aga see, et tugev vihmasadu riigis ainult süvendaks olukorda. Pikaajalised põuad kuivatavad pinnase läbi. Tugeva vihmasaju ajal vihmavesi ei imbu pinnasesse ja selle asemel voolab jõgedesse ja merre, jättes põhjavee taastamata. See suurendab üleujutuste ohtu ja järsud kõikumised veehoidlate tasemes raskendavad veevarude majandamist. Lõuna-Korea idarannikul asuvat Gangneungi linna on tabanud ajaloo rängim põud. Septembri alguses Obongi veetase veehoidlas, mis katab umbes 87% linna veevajadusest, langes 11,5%-ni selle mahutavusest, jõudes sisuliselt põhjani. Isegi pärast 12. septembri tugevat paduvihma, mis tõi kaasa üle 100 mm sademeid, tõusis veetase vaid 16%-ni, mis vastas umbes 10 päeva varule. Võimud olid sunnitud kehtestama rangeid veetarbimise norme. Kodudesse anti vett vaid 2 tundi päevas, 1 tund hommikul ja 1 tund õhtul. Linnas kuulutati välja eriolukorda, esimest korda riigi ajaloos mitte tulekahju või üleujutuse, vaid põua tõttu. Põllumehed kaotasid saagi, ettevõtted said kannatada ja igapäevaelu oli halvatud. Elanikud tunnistasid, et nad pole kunagi midagi sellist kogenud. Pesta käsi, pesu pesta või duši all käia oli võimatu. Inimeste elud muutusid võitluseks ligipääsu eest kõige elementaarsematele ressurssidele. Gangneungi veepuudus nõudis tuletõrjeautode ja sõjaväe veepaakide mobiliseerimist üle kogu riigi. Olukord muutus nii tõsiseks, et sündmuskohale saadeti isegi rannavalvelaev. Linna elanike joogiveega varustamiseks toimetati 8 miljonit pudelit joogivett. Pärast vihmasadu veevarustusrežiimi veidi leevendatud ja pikendatud seda 6-tunnise perioodini, kuid see on vaid ajutine meede. Põhiprobleemi pole lahendatud, meteoroloogid ennustavad jätkuvat põuda ja elanikud elavad jätkuvalt teadmisega, et neil võib iga hetk vesi otsa saada. Venemaa. 13. septembril Kamtšatka koges järsku seismilise aktiivsuse tõusu. 24 tunni jooksul teadlased registreerisid 62 maavärinat magnituudiga 3,5 või enam, kohalikud elanikud tundsid neist 8.
Kõige võimsam 7,4 magnituudine maavärin, mis leidis aset poolsaare idaranniku lähedal, sai 9 juulikuise megamaavärina magnituudiga 8,8 tugevamaks järeltõukeks. Lühiajaliselt anti välja ka tsunami hoiatuse, kuid suuremat lainet ei tekkinud. Neile, kes kartsid koju naasta, Petropavlovsk-Kamtšatskis avatud ajutine varjupaik. Järgnevatel päevadel võimsad värinad jätkusid, nende magnituudid olid kuni 5,9. Maavärinate taustal suurenes ka vulkaaniline aktiivsus. Kambalnõi, Pesõmjanõi, Šivelutši, Kljutševskoi, Karõmski ja Krašeninnikovi vulkaanid näitasid aktiivsuse märke. Ja kuigi seismoloogid uskusid, et 7,4 magnituudine järeltõuge oli kõige võimsam ja et seismiline aktiivsus hakkab seejärel vaibuma, nad eksisid ja elemendid andsid uue, veelgi võimsama löögi. 19. septembri hommik Kamtšatkal algas paanikaga, Vaikse ookeani tabas 7,8 magnituudine maavärin. Pealtnägijate teatel hooned kõikusid, krohv langes ja põrandaplaadid pragunesid. Inimesed jooksid tänavatele välja koduriiete väel. Mõnedesse Petropavlovski-Kamtšatski hoonetesse tekkisid praod ja Jelisovo lennujaamas inimesed varjasid end sammaste lähedale, kartes kokkuvarisemist. Maavärinate tõttu tühistati või lükati edasi mitmeid lende. Järgmiste 24 tunni jooksul piirkonnas registreeritud 47 maavärinat, mille tugevus oli 3,5 või kõrgem, millest enam kui pooled olid 5 magnituudised või kõrgemad. Venemaa Teaduste Akadeemia ühendatud geofüüsika teenistuse direktori sõnul olukord ei sobitu ühegi teadaoleva järeltõugete levikut kirjeldava teadusliku mudeliga. Kamtšatkal toimuv on aga palju suurema ulatusega looduslik protsess, mis kinnitab selgelt rahvusvahelise Allatra liikumise teadlaste väljatöötatud teaduslikku mudelit. See pole mitte ainult kahe tektoonilise plaadi vahelise pinge suurenemise küsimus, vaid ka kolossaalse Siberi magmapluumi mõju, kuuma magmavoolu, mille mõjupindala on võrreldav Austraalia mandriga. Pluumi rõhk ulatub Siberist kaugele väljapoole ja on võimeline esile kutsuma võimsaid maavärinaid tuhandete kilomeetrite kaugusel. Seda protsessi võib võrrelda hiiglasliku hüdraulilise kolvitegevusega. Magma surub litosfäärile altpoolt. Kuid Siberi platvorm on iidne, jäik ja monoliitne struktuur, ta ei paindu ega purune keskelt, vaid edastab pinget üle Euraasia plaadi servadele. Seal, teiste plaatidega kokkupõrketsoonides, pinge koondub ja avaldub niinimetatud servaefektidena. See tähendab, et pluumi mõju ei avaldu maakoore teravate lokaliseeritud deformatsioonidena, vaid pigem põhjustab kogu Siberi plaadi aeglase ja ühtlase kerkimise. Just see ulatuslik, kuid suhteliselt aeglane protsess tekitab mandrilise plaadi servades kolossaalse pinge, kus toimuvad kõige ilmekamad geodünaamilised protsessid. Seega Kamtšatka võimsate maavärinate seeria pole mitte pinge mahalaadimine, vaid pelgalt ajutine auru väljalase läbi ühe klappi. Süsteem tervikuna jätkab pingete akumuleerimist ja see viitab uuele, palju intensiivsemale faasile geodünaamiliste muutuste algusele planeedil. Ja nüüd inimkond seisab valiku ees, jätkata enesega rahuloleva, eitamise ja faktide ignoreerimise tuttava teekonnaga või aktsepteerida ebamugavat tõde ja võtta koheselt ja koordineeritult meetmeid. Igaüks meist otsustab.